podcast jälle eetris, uus nädal on käes. Janar, loodan, et sul on endiselt läinud sama hästi kui eelmisel nädalal. Mul on see nädal, läks veel paremini kui eelmisel nädalal. No nii, mis juhtus? Tegin tööd ja lugesin raamatut. Ekstreemne vend. Ma loodan, et ka sinul on hästi läinud. Nagu sa tead, siis mul läheb kogu aeg hästi. Ma olen igavene optimist. Jep. Aga olgu, ma siis teen siit selle uudiste otsa lahti ja esimesena anname teada, et Nõo lasteaed Krõll võtab tööle logopeedi, seda siis täiskoormusega ja kandidaadilt oodatakse siis vastavust lasteasutuse kvalifikatsiooni nõuetele või nende omandamist siis erialast magistrikraadi või sellele vastavat kvalifikatsiooni või logopeedi kutset, okei. Ja avaldused CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate dokumentide koopiat saata kroll@nvv.ee või lasteaia 2 Nõo Tartumaa ja seda siis hiljemalt 29. veebruariks. Et kui tunned ära, et sa oled logopeed, kes lastega hästi klapib, siis see on just sulle või saada see edasi oma logopeedist sõbrale. Nii. Ja, väga tore. Vaatame siis see kultuuriaknasse ka. Mul tuli siin ette kohe, et 28. veebruaril kolmapäeval algusega kell 10 kuni siis neljapäevani 29. veebruarini kella 5 õhtul toimub kalalaager. Kutsutakse üles koolivaheajal kalastama ja see on siis selline vahva ettevõtmine, kus näidatakse, kuidas käib talvine kalapüük ja kuidas kokata kalaroogi. Ja lisaks saab meisterdada ja mängida bingot. Laagrisse sobib iga koolis käiv õpilane. Laagripäevad algavad siis kell 10 ja lõpevad kell 5 õhtul. Lapsed ööbivad kodus. Ja mõlemal päeval oodatakse hommikul kell 10 siis Vapramäe loodusmajja lapsi, kes soovivad osaleda. Osalustasu on Nõo valla lastele 10 eurot päev ja teistele 15 eurot päev ja selle sees on ka lõunasöök. 2 päeval osalemine siis vastavalt 20 eurot ja 30 eurot, olenevalt sellest, kas on laps siis Nõo vallast või mitte. Ja laps siis registreeritakse laagrisse osalustasu tasumisel Vapramäe Vellavere Vitipalu sihtasutuse kontole raha kandes. Ja osalemiseks on ka siin registreerimisvorm, siin ühesõnaga kultuuriakna lehel kalalaagri siis all on see link olemas, kus saab registreeruda. No super. Just. Ja vaatan siit edasi, et 2. märtsil toimub siuke vahva sündmus meil Suure Umbjärve juures nimega Jälgede jaht päris metsa. Vapramäe Vellavere Vitipalu õppepäev viib sind Vitipallu Suure Umbjärve ümbrusesse. Seekordsel talvisel Jälgede õppepäeval minnakse päris metsa matkarajalt eemale ja uuritakse, kes ja kuidas on metsa oma jäljed jätnud. Retkejuht viib sind sinna, kuhu su jalg veel sattunud ei ole ja võib-olla sa isegi ei julge minna sinna. Ja Jälgede jahti juhib Vapramäe Vellavere Vitipalu retkejuht Rein Kiiman. Ja sinna sündmusele on siis vaja samuti ennast registreerida ja seda saab teha siis kas e-maili aadressil sihtasutus@vvvs.ee või siis sõnumiga telefonil 5088359. Pileti hinnaks on siis 5 eurot ja sooduspilet on 2 eurot ja soodustus kehtib siis õpilastele ja noortele, kes on kuni 26-aastased ja loomulikult samuti kehtib see ka pensionäridele. Ja eriti tore uudis on see, et lapsed, kes on siis kuni 7-aastased, saavad minna tasuta siis sinna vahvale matkale Suure Umbjärve ümber.
Vot, et sellised asjad siin siis Vapramäe Vellavere Vitipalu piirkonnas toimumas. Lisaks, mida oleme vist pea iga saade meelde tuletanud, et 8. märtsil toimub meil taaskord Nõo valla mälumäng. Sinna on võimalik ennast juba, täitsa võimalik on praegu juba registreerida ennast ära. Meeskonna suuruseks maksimaalselt 4 inimest, vähem võib olla, rohkem ei tohi. Et on täpselt piisavalt aega, et ennast registreerida valla mälumängule, mis siis toimub 8. märtsil kell 19:00. Ja lisaks sellele 14. märtsil tuleb meil Nõo kultuurimajja lendteater ja hakatakse, või ütleme siis ettekandmisele tuleb siin Kui tähed säravad. See siis 14. märts kell 19:00 Nõo kultuurimajas. Aga kui ma õigesti aru saan, siis mul on vist tunne, et me oleme siit nagu asjad üle vaadanud selles mõttes. Jaa. Kuule, aga siis, mis me siin ikka pikalt vahutame, et läheme teisele poole. On mussi käima ja. Jep, DJ. Uudised ära rääkinud, oleme teisel pool muusikat, meil on külaline stuudios. Janar, kes meil täna külas on? No näed. Ei selles mõttes sa üllatad mind alati nende küsimustega. See on mul loomuses. Ja, aga meil on külas täna Liidia Risberg, kes tuli meile rääkima asjadest, millest ta meile varsti rääkima hakkab. Vastab tõele. Aga et siis ma seekord õppisin need Miku küsimused ka pähe. Üks küsimus, mis koosneb 3 küsimusest. Just, täpselt. Et Liidia, et kes sa oled, kust sa tuled ja millega sa tegeled? Kuna ma neid küsimusi enne õnneks kuulsin, siis ma oskan nendele vastata. Vedas seekord sul. Nagu juba öeldud, olen Liidia Risberg. Olen Eesti Keele Instituudi noorem teadur, sidekriips keelekorraldaja ja Tartu Ülikooli doktorant veel. Tulen Tartust ja peale oma töö tegelen vahel aeg-ajalt ka DJ olemisega. Need on ju täitsa sellised, võib öelda, et 2 erinevat äärmust justkui, et ühel poolt keeleteadlane ja teine pool nagu DJ, et need on vist maailmad, mis nagu sellises igapäevaelus vist omavahel ei ristu väga palju. Samas on ka teisi keeleteadlasi, kes mängivad muusikat. Et see on mingisugune keeleteadlaste värk lihtsalt, DJ-ndus on veres. Aga äkki, kui sai paari sõnaga niimoodi öeldud, aga äkki räägiks siis sellest ka, et mis asi see keeleteadus siis ikkagi täpsemalt on ja millega keeleteadlased tegelevad? See on nii üldine küsimus, et sellel on raske vastata, sest keeleteadus pole üks suur ühine asi. Keeleteaduses on erinevaid suundi. Näiteks mina konkreetselt uurin keelekorraldust, aga on ka neid, kes uurivad foneetikat, seda, kuidas inimesed häält teevad, miks nad seda teevad. Siis on sõnavara uurijaid, murrete uurijaid, keeleajaloo uurijaid ja igasuguseid muid alasid veel. No loogiline. Aga lähme siis nii-öelda sinu selle spetsiifilise raja peale siis, kui võib nii öelda. Võib. Et mis siis seal täpselt toimub? Kas ma alustan sellest, kuidas mina jõudsin? Vabalt, meil ei ole kiiret. See on võib-olla täitsa loogiline viis sinna minna, täpselt. Alustame siis ajaloo radadelt. Alustame algusest ja alguseks võtame bakaõpingud. Nii. Sest bakas ma õppisin Tartu Ülikoolis hoopis kirjandust ja teatriteadust.
ja seal olid keeleteaduse ained minu jaoks kõige igavamad. Ma ei tahtnud nendest midagi teada. Ma ei tea, kas ma peaks vabandama nüüd õppejõudude ees, aga see oli üldiselt levinud arvamus. Jälle asi, mida võib-olla ei oleks pidanud ütlema. Aga jaa, bakas olid keeleteaduse ained minu jaoks kõige igavamad. Kirjandus huvitas palju rohkem. Ja siis baka ma lõpetasin ära. Ja töötasin Apollos aasta aega. Oli loogiline jätk kirjandustudengina jätkata raamatupoes. Aga siis mina kohtusin ühe kursavennaga, kes oli läinud Tallinna Ülikooli magistrantuuri keeletoimetamist õppima. Ütles, et aga keel on mulle ju küll alati meeldinud, eesti keel siis on mulle ju alati meeldinud. Ja siis mul tuli idee, et võiks järgmine aasta ise ka proovida keeletoimetajaks. Ja sattus hoopis nii, et läksin keeleteadust õppima. Ja seal magistrantuuris Tallinna Ülikoolis siis selgus, et keeleteadus on väga huvitav. Seal on väga palju erinevaid tahke ja eks ma olin ise ka mõne aasta jooksul arenenud erinevalt siis baka esimesest aastast. Ja seal siis minu uurimisteema olid õigekeelsus sõnaraamatu näitelaused, sest bakatööd kirjutades olin avastanud, et kuidagi seal õssis on näitelausetes on kuidagi neid soostereotüüpe, et mehed on sellised ja naised on tollased. Ja siis tekitas nagu sellist küsimusi. Ja siis mu makatöö oligi nendest soostereotüüpidest õssi näitelausetes. Siis ma lõpetasin ära maka, cum laude, peaaegu kõik olid A-d. Ja siis arvasin, et mina rohkem ülikooli ei taha mitte kunagi minna. Sellest süsteemist näitab küll. Aga töötasin 3 aastat vabakutselise keeletoimetajana, mis oli selline heitlik elu, et saaks tüüri makstud ja näokreemid ostetud. Ja siis tabas mind nagu välk selgest taevast, et võiks doktorantuuri minna, et see sõnaraamatud on mind ju huvitanud, et võiks midagi nende näitelausetega edasi teha. Ja selle asemel, et siis ise mõelda, et mida nüüd võiks uurida, hoopis küsisin Eesti Keele Instituudist Margit Langemetsat, kes tollal oli siis sõnaraamatute osakonna peatoimetaja. Temalt küsisin, et mida oleks uurida vaja. Ja see oli siis 2018, teine pool. Parasjagu oli ilmunud õss 2018 ja 2019 algul sai avalikuks keeleportaal Sõnaveeb. Just. Ja Sõnaveeb on siis keeleportaal, mis näitab sõnastiku andmebaasi infot ja sinna andmebaasi EKI-leks siis tõsteti tollel ajal kokku erinevate sõnaraamatute infot, sest kõik sõnaraamatud, mis EKI-s olid koostatud, üle 50, olid erinevates andmebaasides. Ja siis, et tulla tänapäevaga kaasa, siis tõsteti need erinevad sõnaraamatud ühte andmebaasi. Ja selle töö käigus siis tekkis igasuguseid küsimusi, et kui seletav sõnaraamat kirjeldab sõna ühtmoodi, siis õssis on natukene teistmoodi, et miks nii on. Ja tuli seda uurida, sest õssis on ka igasuguseid soovitusi. Ja siis oligi EKI-l selline praktiline vajadus, et neid õssis antavaid soovitusi tuleks vaadata tänapäeva keele peal üle, et kas need soovitused endiselt kehtivad või äkki on keelekasutus nii palju muutunud, et soovitust anda ei ole enam mõtet. Ja siis sellest saigi minu doktorantuuri teema. Ja esimesel aastal ma olin kõigepealt ekstern, see tähendab, et ma ei saanud sinna tasuta kohale, aga mind võeti ikkagi vastu, nii et siis ma selle esimese aastaga konkretiseerus ka see mu teema, sest algul oli selline, et vaataks neid, et mis sõnu on soovitatud ja mis tähendusi ja et selliseid, aga siis üsna juhuslikult Margitiga rääkides sattus minu esimeseks konkreetsemaks uurimisteemaks verb vabandama.
et õigekeelses sõnaraamatus oli selline soovitus, et verb vabandama tähendab andeks andma, näiteks vabandage, mis kell on, andke mulle andeks, mis kell on, andke andeks, et ma teid segan, mis kell on. Siis õigustama, et vabandan ennast välja mingite põhjustega, et õigustan ennast, aga ei soovita seda verbi kasutada tähenduses vabandust paluma. Ehk siis vabandan, et hilinen just nagu peaks tähendama, et andke või annan teile andeks, et ma hilinen, aga tegelikult me ju kasutame seda, et mina palun vabandust, et ma hiljaks jäin. Ja siis tänu selle verbi kasutuse uurimusele mu teema konkretiseeruski siis õssi tähendussoovituste peale, sest 2018. aasta õssis, mis on praegu kirjakeele normi alus, seal on 130 sõnal on tähendussoovitused. Ja siis minu teema oli vaadata üle, et kuidas õss on soovitanud kasutada ja kuidas tänapäeval tegelikult kasutatakse ja kas need soovitused on põhjendatud. Selle vabandamisega ma niimoodi isegi ei olnud kunagi vist mõelnud selle sõna peale niimoodi, aga see on täiesti loogiline selles mõttes. No sellega ongi see, et ta lihtsalt ma ei tea, mina lihtsalt mäletan ka seda, ma ei tea, koolist, kus nagu tuubiti pähe, et kuidas tuleb kasutada ja see, et mis on. See vabandama ei ole selles mõttes nii levinud, ta on levinud kindlasti ametitekstide koostajatele või sellistes käsiraamatutes on ta küll sees olnud, aga ta ei ole nii levinud näide vist eesti keele õpikutes. Et eesti keele õpikutest ma arvan, et me kõik oleme õppinud, et järele ja järgi ei tähenda ühte ja seda sama, kuigi me kasutame neid samas tähenduses, mitte alati. Aga vabandamaga oli siis selline lugu, et Nõukogude ajal üks keelemees siis leidis, et see on vene keele vigane tõlge ja sealt alates tuli siis soovitus, et nii ei sobi, et vabandama on alati tähendanud andeks andma, vabandage mind lauast, andke mulle andeks, et ma lauast lähen. Aga kui ma uurisin tegelikult selle sõna, kust ta on tulnud, kuidas ta on arenenud, siis see on hoopis mitme sajandi jooksul saksa keelest tulnud, et saksa keeles on sich entschuldigen, mis on siis, sich on sulgudes, et ta võib olla lihtsalt entschuldigen või siis enesekohane, et vabandan ennast, ehk siis ma kas õigustan ennast või siis ma palun vabandust. Ja teine on siis lihtsalt vabandama kedagi teist, mis on siis andeks andma. Et seal oli see, kõigepealt, et mitte vene keele vigane tõlge, vaid saksa keelest. Siis oli seal see, et nõukogude ajal vene keeleks oli kõikjal ümber, et see vene keele isvinjatsia enesekohane võis hoogustada veel selle, aga et kui vaadata kasutust, meil on igasuguseid keelekorpuseid varasemast ajast ka, et siis oli näha, et tegelikult juba vabandust paluma tähendus kasvas juba 30-ndatel, et enne nõukogude aega oli tegelikult juba pooleks nii andeks andma kui ka vabandust paluma tähendust. Ja seal on loogiline, et kasutuses lühenevad keelendid, et pole vaja öelda, et ma vabandan ennast või vabandage mind, sest lause ümbruses juba teised sõnad pisendavad seda võimalust, kuidas ma tõlgendan konkreetset sõna. Ja ühtlasi meie maailma teadmised, et kui ma jooksen siit tuppa sisse, ütlen vabane, ma hilinesin, et siis ma ei mõtle, et ma annan teile andeks selle eest. Et minul on piinlik tol hetkel, kui ma hilinen näiteks siia saatesse, kuhu ma ei hilinenud, ütleks ära. Nüüd ma edaspidi hakkangi niimoodi kogu aeg, see oleme igale poole. See sõna muutus mu jaoks palju paremaks kohe, kui ma nüüd niimoodi mõtlen sellest. Sest ikkagi mul on olnud terve aeg on ikkagi see, et nagu mina palun selle eest vabandust on alati ta niimoodi. Just, sest me sünnime konventsioonide keskele, et me ei pea hakkama lapsena välja mõtlema, et kuidas nüüd ennast selgeks teha. Et kõige algul me lihtsalt röögime erinevat moodi, eks, aga siis kui juba on lapse keeleline areng sealmaal, et ta suudab juba järele teha seda, kuidas vanemad räägivad,
et siis ta õpib vanemate ja ümbruse pealt, saab keelelist sisendit, et ta valmis lahendused saab juba kätte õppides ja jäljendades. Ja kui Henn Saari, kes siis selle vabandama soovituse andis, tema sündis aastal 1924, tal oli just nüüd 15. veebruaril 100. sünniaastapäev. Et tema on öelnud, et tema jaoks olid 1930. kuldaeg, et ta oli siis 6–16 aastane, et tema jaoks oli see selline keeleliselt kõige parem aeg. Ja tollal oligi nii, et kasutati kõige rohkem seda andeks andma tähenduses, aga natuke ja aina rohkem oli juba vabandust paluma tähendust. Ja et siis talle tunduski nõukogude ajal, et nüüd jube palju kasutatakse vales tähenduses, sest tema oli harjunud, et seda kasutatakse teises tähenduses. Aga nüüd ju sündis inimesi ka hiljem, kui 1924. Seega need, kes sündisid nõukogude ajal 50-ndatel, 60-ndatel, eriti 70-ndatel, 80-ndatel, nemad said juba hoopis teist keelelist sisendit. Nemad kuulsid rohkem vabandust paluma tähendust. Ja meie, kes me oleme sündinud siis 20. sajandi lõpus, meist vist keegi 21. ei ole sündinud. Aga enda teada mitte, jah. Aga et mida hiljem inimesed sündisid, seda rohkem said nemad keelelist sisendit, et vabandan, et ma palun vabandust. Ja samamoodi, aga natuke teistmoodi on järele ja järgiga, sest üks asi, millele harva mõeldakse, on alguspunkt selles mõttes, et mitte ei ole nii, et nüüd viimasel ajal on inimesed hakanud kasutama sõna järgi vales tähenduses, vaid neil on erinev murdetaust, et Põhja-Eesti murdetaustal räägiti järele, järel, Lõuna-Eestis kasutati samas kontekstis järgi ja saartel üldse järge. Nüüd, jah, et sama sõna erinevates murretes erineval kujul. Kuna Eesti kirjakeel loodi Põhja-Eesti keskmurde pinnal, et palju võeti sealt ja mujalt murretest ja soome keelest ja ise mõeldi välja, et sinna võeti sõnu juurde. Aga et sellepärast siis 30-ndatel Johannes Voldemar Veski otsustas, et järele ja järel tähendavad ühte asja ja see Lõuna-Eesti kuju järgi jääb ainult millegi kohaselt, millegi põhjal sellesse tähendusse, et need tuleb lahutada eraldi sõnadeks, sest tollal arvati keeleteaduses, et keelt saab niimoodi kunstlikult ehitada ja see tuleb lihtsalt ära õppida. Ja, aga inimesed olid erineva murdetaustaga ja kuigi nüüd sajandi jooksul seda murdetausta muud kui lükati ära, et see kirjakeel, ühine keel, murreteülene keel sai aina enam meie emakeeleks, mida me kodus ka räägime, et siis ongi nii, et me tegelikult räägime järele või järgi samas tähendus, et on mõned kontekstid on, kus see võib jääda segaseks, et kas ma lähen kaardi järgi. Nüüd muidugi on seal ümber mingid muud eelmised laused, see situatsioon, kus me oleme maailmas, et kas ma nüüd mõtlesin, et ma lähen autosse kaardile järele või ma kõnnin kaardi järgi, kuhu ma minna tahan. Aga see, et sõna ei eksisteeri ainult sõnaraamatus, vaid me ju kasutame neid maailma ja suhtluse kontekstis. Selles mõttes aitab alati ümbrus ka tõlgendada, mida teine inimene öelda tahtis. Sest me ju tahame aru saada. Sa praegu kuuled mind, et aru saada, mida ma sulle räägin ja ma üritan ennast võimalikult arusaadavaks teha siin spontaanses kõnes. See on keeruline tegevus selles mõttes, olla arusaadav. Aga siin selle koha peale korra jäi mul nagu mõte pidama, et sa ütleb, et justkui oli siuke arusaam, et keelt saab niimoodi robustselt justkui ehitada ja sundida olema nagu mingisugusel viisil. Et see tundub mulle selline nagu hull, mõnes mõttes nagu karuteene kuidagi nagu sellele, et keel kuidagi muutub, ma ei tea, ebameeldivaks või kuidagi ebaloomulikuks või kuidagi selliseks, kui hakata teda niimoodi
nagu rangelt kuhugi mingitesse kastidesse panema, sest ta on ikkagi just ju selline, vähemalt minu arusaamise koha pealt niisugune plastiline ja voolav element, mis kuidagi ajas muutub olenevalt inimestest. Just, et aja kontekst on siin väga oluline. 21. sajandil, 2020-ndatel on täiesti teine keeleline olukord, kui oli sajand tagasi, et Eesti Vabariik sai vabariigiks 1918, päriselt sai eks pärast vabadussõda alles 1920 päris vabaks riigiks, kes ongi riik. Meil oli hakatud juba keelt korraldama 19. sajandi lõpus, on ka varem, eks sakslased juba kõike tegid meil siin, aga eestlased ise ja siin 20. sajandi algul inimesed rääkisid kodudes erinevaid murdeid, et ei olnud ühist keelt. Oli kokku lepitud, kuidas me keele kirja paneme, aga tegelikult keegi ei rääkinud ühist keelt ja tollases olukorras oli see loogiline, et ehitame nüüd valmis ühe ühise keele, et inimesed eri otstest, Eesti otstest tulevad kokku ja saavad rääkida saavad aru üksteisest. Täpselt samamoodi on see Soomes, Saksamaal, Hollandis, Ameerikas on ka standard Ameerika inglise keel, mida räägitakse telekas, aga erinevates osariikides on oma aktsendid. Saksamaal räägitakse väga tugevat R-i, aga meile õpetatakse saksa keele tundides, et ei ütle R-i välja või et näiteks, et Fünzig, H on lõpus, aga kuskil kohalikult räägitakse Fünzig. See G on väga tugevasti sellega, meile õpetatakse seda standard saksa keelt. Aga Eestis ei olnud sellist asja nagu standard eesti keel, olid kohalikud murded ja siis see oli loogiline tollal seda rangete võtetega kujundada ka sellepärast, et tollal keeleteaduses ei olnud samu teadmisi, mis meil on nüüd sajand hiljem. Sest vahepeal on 70-ndatel ja 80-ndatel kasvas vaikselt välja kognitiivne keeleteadus, et kus hakati aina rohkem aru saama, et keel on osa inimtunnetusest. Keel ongi inimese sees, inimesed kasutavad keelt, sest sajand tagasi arvati, et inimene ei ole oluline keele juures. Keel on, mis ei sõltu sellest, kuidas inimesed kasutavad. Aga tegelikult ju meie olemegi need, kes kasutavad keelt selleks, et ennast teistele selgeks teha. Ja muudel põhjustel ka, võib-olla hoopis selleks, et sul pea sassi ajada. Loominguliselt ja nii edasi, et me keelega me siis väljendame ennast. See on nagu erakordselt selline naljakas mõte mu jaoks, et mõeldi, et see on nagu täiesti selline eraldiseisev asi, mis... Just, et me saame seda ehitada. Aga see tundub selline see ehitamine ja siis, kui hakati seda nii-öelda ütleme seda, kas võib öelda seda baas eesti keelt nagu justkui nagu ehitama, kokku panema. Et see tundub ka selline veidikene nagu võimatu ülesanne, et mul on tunne, et kas seal siis tolle aja keeleteadlased läksid kaklema koma vahel, kus oli korduvalt. Ja sellised ajakirjad nagu Eesti keel ja Eesti kirjandus. Tänapäeval on meil keel ja kirjandus, mis on mõlemad koos, aga tollal olid eraldi. Seal siis on väga palju kirjutisi, et on... Neil olid siis erinevad komisjonid, kus nad käisid koos ja arutasid. Nad ehitasid, et tegusõna sarnanema peab olema koos käima kaasaütleva käändega, et ma sarnanen sinuga, mitte sinule. Kuigi kasutust vaadates korpuse põhjal kasutati tollal enamasti alale ütleva käändega, et ma sarnanen sinule. Aga nemad tulid kokku, otsustasid, et ei, loomulikum, parem, ilusam on kaasaütlev, sest seda alale ütlevat käänet on meie keeles liiga palju. Ja siis selliseid koosolekuid ja selliseid, mina soovin, et asjad oleks nii, otsuseid oli päris palju. Aga nad seal mõningad otsused olid siis nende üksikute arvamuste põhjal, mõningad olid pikkade vaidluste tulemused. Ja siis nii nad ehitasid seda keelt. Aga neid väga huvitav on neid eesti keeli ja kirjandusi lugeda, sest seal on koosoleku protokoll, siis on arvamusavaldus, siis on
arvamusavaldus selle arvamuse kohta ja siis on veel omakorda see kommentaar, et kui avaldati siis mingisugune arvamus millegi kohta, siis lasti omakorda arvamus avaldada sellel, kelle kohta arvamust avaldati ja siis omakorda lasti veel vastusõna öelda, et sellised, et kui meil tänapäeval on pigem, et keegi midagi arvab ja siis on kohe selle arvamuslehel üleval see arvamus ja siis, aga et küsiti siis teiste arvamus või seda, keda kritiseeriti, et selle arvamust küsiti siis. No okei, tänapäeva meedias muidugi on ju ka, et üldine praktika on, et kui keegi kellegi kohta midagi väidab, siis küsitakse ka sellelt, kelle kohta väidetakse, et kommenteerige palun. Eks ta selles mõttes ole loogiline. Aga ma korra tahaksin tulla selle juurde, et ennem sai mainitud, et mis on need, et oli 160 sõna oli see, millel olid need seretused siis nii-öelda soovitused, jah, vabandust. 130. 130. Kõige viimases, sest need on olnud erinevatel aegadel erinev arv. Aga kas nüüd on selles, ütleme nende sõnade seas, kas siis ka mingit sellist, kus need soovitused on meil siin aastal 2024 nagu täiesti sellised iganenud, et on nagu tunne, et 2018 oli hoopis teine aeg selles mõttes. Ma alustan siit natukese ringiga, sest neid soovitusi ei pandud alles 2018. aasta üssi. Seda ma ei arvanud. Aga lihtsalt, et need tulid esimest korda sõnastati need üss 99. Siin oli veel selline suur vahe ka õigekeelsus sõnaraamatutel, et 1976 tuli välja üks uss nõukogude ajal ja järgmine tuligi alles 99. Et jah, seal oli väga mitu põlvkonda õppisid koolis. Meil aastal 99 lõpetati kool niimoodi, et õpiti 76. aasta ussi järgi. Kuigi vahepeal olid erinevad komisjonid võtnud vastu erinevaid morfoloogia otsuseid ja ka tähenduste kohta oli tegelikult aastal 1980 juba vastu võetud seisukoht, et sagedasti kasutavaid üldkeele sõnu, ehk tavalise, mida me iga päev kasutame, keele sõnu, ei ole vajalik ega võimalik normida. Ehk siis ei saa öelda, et see sõna ei tähenda midagi, sest see keel lihtsalt ei toimi nii. Et me ülevalt alla suuname, kuidas sõnu kasutama peaks. Aga sellegi poolest, et kuna see ei olnud selline ühine arvamus keeleteadlaste, keelekorraldajate seas, siis UIS 99-sse ikkagi pandi soovitusi sõnadele. Õigupoolest oli seal lausa kommentaar, et ei tähenda. Nagu see sama vabandama, siis tähendused on andeks andma ja õigustama, aga ei tähenda vabandust paluma. See oleks muidugi selline vahva sõnaraamat küll, kus kõikide sõnade taga on nagu tähendus, mida te ei tähendavad. See oleks üks väga kirjeldamatult paks sõnaraamat, sest üks sõna ei tähenda kõike teisi asju, kuidas teda ei kasutata. Tõsi, aga vabandust, et ma vahele seda. Et aastal 2006, kui tuli uus trükk, et 99 põhines suuresti 76. aasta ussil sõnade loendi mõttes, aga sinna pandi juurde näitelaused, igasugused liitsõnad, igasuguseid asju pandi sinna juurde, sealhulgas siis stiilisoovitused ja need tähendussoovitused. Need tähendussoovitused sõnastati ümber järgmises uustrükis 2006, siis pandi ei tähenda asemel ei soovita tähenduses. Et vahepeal oli käinud arutelud, et kuidas ikkagi saab öelda, et ei tähenda, kui ju tähendab, inimesed kasutavad niimoodi. Ja küsimus oli, mis... et nagu mis nendest soovitustest on nagu nüüd meil... Õige see on. See kõige suurem katus ongi see, et tähenduste kohta ei saa anda ülevalt alla soovitusi, et sest kuskil ei eksisteeri mingit korrektsemat keelt sellest, kuidas me tegelikult räägime. Et kui me kasutame vabandama enamasti tähenduses vabandust paluma, siis me nii kasutame, et see pole valem tähendus kui andeks andma, mida me tänapäeval enamasti kasutame ainult selle vormi vabandage ka seoses. Et me
ma olen väga palju lauseid lugenud keelekorpusest, kuskil 13 000 lauset vist, et erinevates verbivormides ja ajavormides ja kõiges ja tuli välja, et andeks andma on tõlgendatav just vabandage juures. Vabandage, mis kell on, vabandage, tülitan, aga kõik muud vormid on enamasti vabandust paluma. Ja siis lõpuks tulles selle küsimuse juurde, et ükski nendest soovitustest ei ole ajakohane. Selles mõttes, et tähenduste kohta soovituste andmine ei ole võimalik ega mõttekas. Et kui nüüd ma olen uurinud kõik need sõnad läbi, siis on neid sõnu, kus kasutatakse enamasti selles tähenduses, nagu siis ongi kirjas, et mis see sõna tähendus on ja väga harva kasutatakse üldse selles tähenduses, mis ei ole soovitatav, siis tekib küsimus, et miks siis soovitada, kui enamasti ju kasutataksegi nii, nagu on tundunud aja jooksul parem. Ja kokkuvõttes, kui lauseid lugeda, et sõna, nagu ma juba ütlesin, ei eksisteeri üksinda, et sõna on lause kontekstis, lause ise on teiste lausete ümbruses, laused on tekstis, tekst on kuskil kontekstis. Et mina lugejana loen sõnu ja tõlgendan neid ja üritan sellest kõigest aru saada. Ja see, kes on teksti koostanud, on koostanud selle ka oma parimate kavatsuste järgi tahtes ennast väljendada. Nii et mina, kes seda loen ja tõlgendama hakkan, siis saab aru, kui just ei ole olnud mingi selline loominguline tekst, et tahangi krutskeid teha ja tahangi, et krüptilist panna. Ja. Aga sa siin oled maininud sellist maagilist kohta nagu keelekorpus. Mis see on? Niimoodi lihtsalt kokku võtta. Lihtsalt ja selgelt. Aga võib ka pikemalt ja keerulisemalt. Keelekorpus on siis. Ma panin tähele, et ma kasutan väga palju sõna siis. Aga parasiit sõnad on meil kõigil. Ta on, et teha mugavamaks minu jaoks seda lausete sidumist oma vahel. Nagu mõttepausid on need, vaata. Mitte päris üneemid. Ma kasutangi selle asemel siis. See on iseenesest parem kui Niisiis, keelekorpus on tekstide kogum, kus on siis koos erinevad tekstid. See on digitaalsete tekstide kogum enamasti koos selle kognitiivse keeleteadusega, kus hakati aru saama, et inimese osa on keel. Sealt alates siis on andmepõhisemaks muutunud keeleteadus, et keeleandmed on olulised ja kust me saame keeleandmeid. Võime käia trammis inimesi kuulamas, võime oma sõpru kuulata, iseennast võime kuulata, et esimene võimalus ongi sisekaemus. Vaatan lakke, vaatan peeglisse, mõtlen, vaatan, mis minu sees tuleb, et kuidas mina kasutan. Siis see ei ole vist nagu viis, kuidas kõik teised kasutavad, et kui ma iseenda sisse vaatan, on üsna see, kuidas mina olen, mis kogemused mina olen keelega saanud, mis sisendit mina olen saanud. Seega võiks vaadata laiemalt. Nüüd, kui ma vaatan oma sõpru, see on ikkagi minu ringkond, et mulle sarnased inimesed ja minu sõbrad ja võib-olla lähen ka mõne oma vaenlase juurde või kuhugi, jah. Aga ikkagi on selline piiratud seltskond inimesi. Seega võiks olla hoopis laiem seltskond, kes on keelt kuidagi kasutanud ja jätnud siis oma kasutuse kuhugi. Ja kõige lihtsam on seda koguda siis internetist, veebist. Ja selleks on meil koostöö ühe Tšehhi firmaga, Lexical Computing, kes kogub kokku kõik avalikult kättesaadavad veebitekstid. Aga see ei ole lihtsalt niisama, et
muudkui aga korjame kogu interneti kokku ja see ongi korpus. Seal on taga väga suur töö, seal on erinevad, neil on nüüd juba 5 vist, et 2013 oli esimene selline suurem, siis oli 17, 19, 21 ja nüüd see on 23 siis on kokku kogutud infot. Neil on juba kindlad URL-id, kust nad, veebilehed siis, kus nad koguvad, siis nad saavad uusi lehti, sest vahepeal tuleb uusi lehekülgi. Aga nendest 5000, mis on üsna suur osa, vist 93% äkki oli midagi sellist, vaatab üle meie vanem arvuti leksikograaf Kristina Koppel isiklikult, vaatab emakeelse eesti keele kõnelejana üle, et ei oleks masintõlkelisi tekste, et ei oleks selliseid tekste, mis ei ole loomulik eesti keel. Need kõik visatakse välja keelekorpusest. Ja ühtlasi need veebilehed, seal on ka skriptid taga, et need sisaldaksid tekste, kus on terviklaused. Ei pea algama alati suure tähega, sest blogidesse vahel ei kirjutata suurte ja väikeste algustähtedega kirjutatakse. Ja et seal on hästi palju tööd taga. Ja siis meil on selline suur andmekogu, kus on veebitekstid. See võib tekitada küsimust, et kas meil on nüüd ainult kuskil foorumid, kas meil on kellegi Messengeri vestlused. Messengeri vestluseid ei ole, sest need on eravestlused, nendele ligi ei saa. Kogu Facebook ei ole, sest Facebook on ka kinnine. No Zuckerbergiga ühendust võtta. Et on avalikud lehed ja seal on näiteks ka ajalehed, mis ilmuvad paberil ja veebis, täpselt sama sisu nagu Sirp, Postimees. Postimehel on ka veebisisu, eks. On ministeeriumite kodulehed, Riigi Teataja, seal on väga palju erinevat sisu. Blogid ja foorumid on üks osa, aga korpuses on erinevad allkorpused, me saame uurida siis vastavaid allkorpuseid, et on nii ilukirjandust on meil ka nüüd aina rohkem, et nüüd on meil ka vanemat ilukirjandust, enne oli ainult kaasaegsemat, aga on nii eesti autoreid kui ka on tõlkeautoreid, et on kõike. Ja siis ongi selline, siis on selline tekstide kogum, kust saame vaadata, kuidas laiem keelekasutajaskond on keelt kasutanud. Selle põhjal siis teha järeldusi, kuidas on kujunenud normiks, tavaks, milline on ühisosa. Ja seda kõike vaatame meie keeleekspertidena, emakeelsete keelekõnelejatena uurime. Aga meil on ka vanemate aegade tekstide keelekorpuseid. On vana kirjakeelekorpus, kus on alates siis juba Stahli ajast kuskil 1600 esimesed sõnaraamatud ja grammatikad ja kohtuprotokollid 19. sajandist, kus see on kellelegi on liiga tehtud, hobune varastatud, et siis on sellised kohtuvaidlused. Need võib pärast tripp lugeda olla, ma kujutan ette. Et isegi aru saada, mis seal kirjas on. Need on ja vanas kirjaviisis on seal ka, et, aga need on uude kirjaviisi siis, ma ei teagi, kuidas nüüd öelda, tõlgendatud. Jah, tõlgendatud, üle toodud. Ei tea, mis see täpne sõna on. Ülekantud. Ülekantud. Jah. Pandud. Et saab loetud küll. Siis meil on selline tore asi nagu Tigari Eesti artiklid. See on Rahvusraamatukogu oma. Nemad on digitaliseerinud kokku kõik ajalehed. Esimene aasta on seal 1811 ja viimane aasta on 2024. Seal on küll see vahe, et vist kas viimase 3 kuu või oli see 6 kuu keeltekirjandust. Nüüd on keelekirjandus ka vabalt loetav kohe, aga et seal on mingisugune vahe, mida ei tohi kohe panna avalikuks. Aga kõik muu on seal
loetav ja on ka otsitav keelekorpusena, et saab vaadata, kuidas sajand tagasi kasutati. Otsingu võimalused on küll paremad uuemas korpuses, seal on väga palju erinevaid viise, saab lause haaval otsida, et vaadata, kus lauses, missugustes lausetes on sõna esinenud, aga näiteks ka sõnavisandit, et otsin sõna ja siis mulle näidatakse, et milliste nimisõnadega koos ta esineb, milliste omadussõnadega koos ta esineb, millistes konstruktsioonides ta on. Väga põnev on. Ei, on selles mõttes, et keel on ju nagu nii, nagu sai ennemgi mainitud, et on selline lahutamatu osa nagu inimesest, et ma mäletan üks asi, mis mulle keele juures väga meeldis, kui sai kunagi üht lavastust tehtud ja siis lavastaja rääkis nagu seda, kuidas siis saab vaadata inimeste nagu rännet selle põhjal, kuidas nagu, kus keel on olnud kuskil maakeral ja kuidas ta sealt siis nagu omakorda arenenud on. Ja siis sealt rääkis, vähemalt tookord rääkis siis, kuidas meie soome-ugrilased siia Põhjamaale kord jõudsime, et kui me Saksamaa aladel kunagi olime ja siis sealt ära tulime, sest ei tea, mis juhtus. Aga mõtlesin, et ei saa, et anglosaksid on nii vägivaldsed, et tuleb ära tulla seal. Ei saanud lauluga enam hakkama. Ei saanud lauluga hakkama, kogu aeg anti kaigast. Mõõka ei oskanud veel teha. Ma arvan, et täpselt see juhtuski. Mina keeleajaloo mitte eksperdina toetan seda versiooni. Nüüd see on fakt. On, raudselt on. Et ma saan aru, et nüüd on siis selles mõttes see meie keele reeglistik siis selles mõttes nagu veidikene leebem, kui ta oli meil mõnda aega nagu tagasi ja ma saan aru, et ta vist pigem on nagu seda teed ka nagu minemas, et ta ikkagi muutub selliseks järjest nagu vabamaks asjaks, sest ma mäletan, kui ma gümnaasiumis käisin ja minu kallis eesti keele õpetaja sai teada, et pensionäri võib kirjutada tollest ajast saadik nagu mitut viisi, siis ta ütles, et ta paneb ameti maha. Et ta ei suutnud diilida sellega, et kas on, ma ei tea, äkki sul endal mingisugused sõnad, mille muutumisega sa ei suuda diilida või et palju sükseid või ma ei teagi, mis mul see küsimus siin otseselt on. Siin oli päris mitu küsimust. Jah, hakka vastama sealt, kus tundub hea. Ma mõtlen see pensioni esimesena, et pension jotiga tuli õssi 99. Keelekorraldajad arvasid, et keel muutub sinna, et niikuinii hääldatakse jotiga, et siis niikuinii hakkavad jotiga kirjutama ka. Aga see tekitas kaose, et mis mõttes nagu iiga on ju. Me oleme õppinud, et iiga on. Ja sellest loobuti, sest seda ei võetud vastu, see ei sobinud. Aga ma tahtsin küsida vastu, et sa ütlesid, et keel on muutunud vabamaks. Tahtsin küsida vastu, et millal keel vangis oli. Hea point. Et reeglid on meil küll olemas keeles, on erinevat sorti reegleid, on normingud, need käivad õige kirja ja käänamise pööramise kohta. Need on siis võib öelda rangemad, et me kirjutame kindlal viisil, on rööpvorme, ühte sõna saab kahel viisil kirjutada või käänata, näiteks muuseum, muuseumi või muuseumit. Siis seal oli veel variandid, mis mulle pähe ei tule praegu. Kas või on rööpvormid, on, et ma pesen end või ma pesen ennast, need on ka täpselt sama võrdsed. Oleneb enda harjumusest, mina olen harjunud kasutama end, keegi teine on ennast ja ühel ei ole õigem kui teisel. Samamoodi on valiku küsimus, kas kõige ilusam või ilusaim, see oleneb ka ülejäänud lausest, et see ei pruugi ainult minu eelistusest oleneda. Ja siis on need teised reeglid, mis tulevad seest poolt, et kui ortograafia on pigem kokkulepe, sest me küll räägime ja hääldame sõnu, aga see, kuidas me selle kirja paneme, on erinev. 19. sajand kirjutati veel saksapäraselt, sest sakslased olid meile kirjakeele loonud. Need kirjutasid, kui on
2 O-d, siis teise O asemel oli H-täht, sest saksa keeles on pikk O niimoodi väljendatud. Aga siis tuligi uuem kirjaviis, mida hakati propageerima, sest see oli ja on siiani soome keelepärasem, et kui on 2 O-d, siis kirjutamegi 2 O-d. Voodi, mitte vohti, sest me hääldame voodi 2 O-ga. See on meie keelele loomulikum viis, et me vaatame tähti ja niimoodi hääldame või hääldame ja kirjutame. Aga see ei ole kõikide sõnadega nii, näiteks süüa, müüa, tegusõnadena, müüa, mul on jah, et kirjutame süüa, aga ütleme süüa. Nüüd sa kindel, et need sõnad tehti nagu meelega lihtsalt rahva kiusamaks, ma arvan. Ei, seal taga on ka erinevad põhjused, mida ma ise nii hästi ei oska seletada, seega ma jätan hetkel seletamata. Aga keele ajalooline põhjus, et see I on seal süüa, on seal tulnud kuidagi. Raudsed sakslased. Pigem soome-ugri ka sealt kaudu. Aga siis sisemised normid, need, mis kujunevad nagu see, kuidas me ülejäänud keelt kasutame. Näiteks jälle see tore sõna vabandama, tegelikult ma tahtsin sarnanema öelda, et me uurisime kolleegiga Liina Lindströmiga sarnanema kasutamist, sest seda on 100 otsa on õpetatud koolides ja õpikutes üks põhinäiteid sarnanema kellega, mitte kellele. Peab olema kellega, mitte kellele. Mitte mingit põhjendust, nii lihtsalt on. Kui ma uurisin tagamaad, siis ma ei leidnudki ühtegi muud põhjust, kui et ma ei mäleta, kes see neist nüüd oli, aga üks keelemees siis ühel nendest koosolekutest ütles, et on loomulikum kaasaütlev. Ei ole loomulik öelda alalütlevaga. Ja meie uurisime keelekorpuse põhjal, vaatasime seal umbes peaaegu 400 lauset, märgendasime näiteks seda, et kas need, keda võrreldakse, on sarnased või erinevad. Ja siis Liina oskab kasutada sellist toredat tarkvara nagu R, seal saab teha erinevaid teste, keeleteadlaste selline programmeerimisvahend. Seal sai teha erinevaid teste ja selline tore asi nagu otsustuspuu, siis lõpuks näitas talle, et käände valik oleneb suuresti sellest, kas need, keda võrreldakse, on sarnased või erinevad. Et kui Janar sarnaneb Mikuga, siis on loomulikum kasutada seda kaasaütlevat ka Janar Mikuga. Aga kui on erinevad, näiteks Janar sarnaneb seinale, siis on loomulikum alale ütlevat kasutada ja seal on väga suur põhjus. Ma hakkan edaspidi niimoodi Janarit kirjeldama. Janar sarnaneb seinale. Ma mõtlesin, et miks ma peaks, aga see oli esimene asi, mis pähe tuli. Aga see on hea võrdlus. Et kaasaütlev selles käände tähenduses on sees võrdlus kellega. Aga alale ütlev on, ta aitab lähendada. Janar ja sein ei ole sarnased. Võib-olla nüüd, kui Janar läks näost natuke punaseks, on ta natukene sarnasem. Väga hea tähelepanek. Aga jah, et see alale ütlev aitab lähendada võrreldamatuid kui Janarit ja seina. Aga kui teie 2 noort poissi olete sarnasemad, siis on kaasaütlev, selline võrdlev. Ja see on kõik alateadlik, et me väga hullult ei mõtle, mida me nüüd ütleme, kuidas me ütleme, et siin, kui kaamera meid filmib ja eriti mina, kes ma esimest korda siin kaameraga olen, et siis ma olen rohkem teadlik sellest, mida ma ütlen, siis. Ei saa ennast kuidagi kontrollida, ikka tuleb see siis sinna sisse. Aga ikkagi suurem osa valikuid, mis ma teen, tulevad alateadlikult. Ei, aga see lähemale toomine justkui, et see, et Janar sarnaneb seinal, see on täiega loogiline. Ma ei tea, miks ma sellest kunagi niimoodi mõelnud ei ole, aga... Sest me ei olegi sellest mõelnud, me lihtsalt räägime. Aga keeleteadlastena me saame vaadata erinevaid
aspekte ja uurida ka suuremate andmete põhjal, et kuidas ja kas sealt oleks saanud välja tulla ka, et midagi polegi mingit põhjust või et kasutataksegi suvaliselt, aga kõik need testid näitasid, et ühtlasi ei ole alati asendatav. See on, keeletoimetajad asendavad seda, sest nii on õpetatud. Me ise võib-olla ennast toimetades ka, et kirjutasin alale ütlema, aga oih, seal ju peab olema kaasütlev. Aga see ei ole alati asendatav, et näiteks selline lause, et ta sarnanes minu meesideaalile. Seal on selline abstraktne mingisugused omadused on, et mulle näiteks meeldivad tumedad juuksed või mulle meeldivad heledad juuksed, et mul on mingi konkreetne ideaal või abstraktne tähendab ideaal, mingeid omadusi, mis mulle meeldivad. Aga kui ma ütlen, et ta sarnaneb minu meesideaaliga, siis seal oleks just nagu konkreetne isik. Et ma mõtlen nüüd seda konkreetset meest, kes minu jaoks on ideaalne. Et see on üks lause seal keelekorpusest, et keegi siis oli kirjutanud, kas blogisse või kuhugi oli kirjutanud sellise lause ja ümbritsevas kontekstis ka ja emakeelse kõnelejana kuidagi tõlgendades. See ei pruugi kõigile nii tunduda, selles mõttes meile Liinaga tundus küll, et seal on selline tähendusnüanss, abstraktne ja konkreetne, aga see absoluutselt ei pruugi teile nii tunduda. Et see juba oleneb sellisest, ütleme siis individuaalsest keeletajust justkui? Ja ühtlasi ikkagi suuremas kontekstis ka, et kui ma ütlen lihtsalt need mõned sõnad selle ühe lause, et siis ta ei pruugi nii selgelt välja tulla. Aga mõnes teises siis äkki tuleb paremini. Aga siin ennem käis üks selline huvitav asi läbi, kas oli otsustamise puu või... Otsustuspuu. Otsustuspuu. Äkki sa seletad, mis asi see otsustuspuu täpsemalt on? Seda ma väga hästi ei oska seletada. See on üks, seal ERR-is on erinevad toredad paketid, millega saab kasutada erinevaid toredaid funktsioone ja otsustuspuu on üks funktsioon, mis siis võtab erinevad aspektid ja näitab joonise peal, tuleb joonis, et see kaasaütlev sõltub sellest, et nad on sarnased ja alaleütlev on rohkem kasutuses siis, kui nad on võrreldamatud. Ja siis on, et natuke on seda teist ka, aga siis on ilmestab joonisega mulle teadlasena, et ohoo, aga siin on tõesti nagu suur kasutuserinevus. Saan neid värve saan ise valida. Et on nagu lõbus ka. Ja, on. Siis põhimõtteliselt on lihtsalt tekitab nagu joonise sellest. Arve ma saan vaadata, mis seal ütleb, et koode lugeda, aga kui on joonis, siis teeb endale ka kohe silme ette selgeks. Aga tulles nüüd korra siia tänapäeva 2024. aastasse, et seda, et keel on selline pidevalt arenev asi ja ma usun, et see on nüüd kõikidele selge, kes on kuulanud, aga just mu küsimus on nagu see, et ju meile tuleb ikkagi keelde ju kogu aeg sõnasid nagu juurde ka selles mõttes. Aga kus nad tulevad? Vot sinna ma tahtsingi oma küsimusega jõuda, et kas meile tulevad keelde enamasti nüüd sellised, ütleme, võõrsõnad või laensõnad, ma ei tea, kas need on üks ja sama asi või need on erinevad asjad. Või tuleb meil, ütleme, selliseid originaalseid eestikeelseid sõnu ka juurde või seda väga ei juhtu? Juhtub. Juhtub, nii, super. Meil alles oli sõnaus eelmise aasta lõpus. Sõnaused on siis need sõnakorjad. Okay. Kus esimene oli aastal 72. Sealt alates teame sõnu olme ja kohuke, ka selve. Enne neid sõnu ei eksisteerinud, need pakuti seal välja. 2012 tuli infrastruktuuri asemel taristu ja digidigedik tuli aastal 20 vist. Mis asi? Digidigedik. Digi, okei, see on küll hea. See on nagu interneti kommentaator või? Jah, võib natuke kuri olla võib-olla.
et selliseid sõnakorjeid on aeg-ajalt ikka. Nüüd oli rohesõnade, piinlikult tunnistan, et ei oska ühtegi sõna nimetada, mis seal hiljuti nüüd leiti. On jah, sõnakorjeid, inimesed on need, kes sõnu toovad. Muidugi on inglise keele mõjulisi asju, aga millal on eesti keel olnud puhas eesti keel, kus räägitakse ainult eesti tüvedega sõnu. Aga kas on üldse mingit sellist keelt maailmas, mis on ainult niisugune puhas oma surnud toodele? Keel. Et ka ladina keel kuskilt ju välja arenes, et ladina keel on surnud keel, see enam edasi ei arene otseselt. Eesti keelt kasutatakse, meil on ühiskond muutub, meil on vaja uusi mõisteid kuidagi tähistada. 90-ndatel oli see eriti suur, sest vabanes kardinatagune maailm ja tulid igasugused asjad, mida me varem polnud näinudki. Ja kõike seda tuli kuidagi nimetama hakata. Et on küll mõjusid, aga ainult sellised mõjud lähevad keeles kasutusele laiemalt, mis on meile endale loomulikult kasutada. Et siis ühesõnaga näiteks, et see taristu vastuvõtmine, et nüüd ta on justkui nagu ametlik sõna, et see siis ongi sellest, et teda lihtsalt juba kasutati laialdaselt või kuidas see? Ei, no tema oli lihtsalt lühem kui infrastruktuur. No, fair enough. Hea point. Miks öelda pikemalt, kui see on lühemalt? Siin võib mõelda ka sellest, et kust võtta siis võõrsõna või laensõna piir, et mis ajast. Et enamik Eesti sõnu on võetud teistest keeltest, ka hammas ei tule Eesti oma tüvest. Teetass on ka alustass, kõik tuleb saksa keelest näiteks. On sakslased, noh. Sakslased on meile väga palju toredaid sõnu toonud. Nendest üritati sajand tagasi lahti saada. Aavik üritas isegi sõnajärg 9, ta tahtis väljendverbidest lahti saada. Ühendverbidest ja väljendverbidest. Üldse ei oska ühtegi näidet praegu tuua, jälle piinlik. Aga üles laadima näiteks, et see üles laadima, et siukseid asju ei ole vaja, et meil on vaja oma lihtsaid verbe. Aga see ei läinud läbi, sest need olid sajandite jooksul juba eesti keeles nii juurdunud ja nii loomulikud, et kasutame neid tänini. Ja, aga siinkohal tahaks öelda, et Tartu Ülikoolis on selline tore noortekeele töörühm, teismeliste keele töörühm, kes uurivad teismeliste keelt erinevat moodi. Üks nende rakuke uuris YouTuberite keelt. Nii. Ja sealt tuli välja, et 3% oli inglise keelt. Muidugi erines YouTuberite, et mõni kasutaski enamasti inglise keelt, mõni ainult eesti keelt, aga kui nad kokku siis arvutasid, ainult 3% oli inglise keelt. Kuigi tundub, et tänapäeva noored räägivad ju ainult inglise keeles, siis tegelikult see nii ei ole, ilmselgelt. Ja ühtlasi me ju oskame ka vaheldada konteksti või seda olukorda, et kui ma räägin siin, me räägime, siis me diilime ja ütleme okei, aga kui ma lähen nüüd 1. märtsil ettekannet pidama, seal ma ei ütle diilima ja okei, et on olenevalt siis, mida ma öelda tahan, et ma kas tegelen või olgu hästi. Hüva, küll. Et teismelised on teismelised. Me kõik oleme olnud teismelised. Meil on erinevad faasid, kus on üks asi on lahe, siis on teine asi lahe. Näiteks mäletan, kuidas aastal 2001 sain püsiühenduse ja siis ma läksin Delfi jututuppa, vist oli Delfi jututuba. Ja seal vaatasid, vau, kui äge, 2 veed ja 2 ja siuke vigane kirjutamine, et see hullu cool, kirjutasin niimoodi igatepidi. Ja siis läks, ma pakun, et pool aastat mööda, see oli, tead, täiega nõme on nii kirjutada, et palju lahedam on õigesti kirjutada. Ja siis hakkasin, ma ei mäleta, kas ma hakkasin suurte tähtedega kirjutama, kindlasti käis ka see faas läbi, et mina kirjutan suure algustähe ja punktiga. Aga
see kõik kuidagi mahenes ja lõpuks jäi nii, et ma kirjutan Facebookis postituse, ma ei kasuta suurtähti, nime kirjutan suure tähega, aga väikeste tähtedega. Ja kui ma jällegi kirjutan keelesäutsu teksti, siis ma kirjutan selle suurte tähtedega ja panen punktid. Aga kui ma kirjutaks näiteks Messengeri vestluses, kirjutan punkti, sest see võib mõjuda just nagu sellisena rangena, et ma olen pahane millegi pärast ja see on nii. Teismine nagu kartma vaata, mis sa pahandad minuga. Ja sellega oli mul oli juhtum, kus ma kellegagi kirjutasin, lihtsalt nagu ja panin ka mingi, ma olen siuke vana hea punkti panija nagu. Ja siis ta küsiski, et nagu ära pane neid punkte, et see on nagu nii kuidagi triggerib. Jah, et nagu nii kuidagi järsk, et nagu olekski kuri või midagi. Et nagu minu jaoks sellisel, et ma kirjutasin. See tundub naljakas. Ai, aga seda ma mäletan ka, kus ä-tähed olid 2 ja ü oli y ja mis seal kõik veel oli. Aga siis ka mingi moment kasvasid sellest välja ja siis jõudsid siia maailma ja siis vaatasid, et kõik meie enda kallid superstaarid, kui chatte vaata jagatakse, kus mingit draamat on, siis seal kirjutavad kõik y-ite asjadega, vaatad 38 aastat vana naine ja sa kirjutad nagu 15 aga see on ju eravestlus. Tõsi, seda küll, aga see on lihtsalt nagu naljakas kuidagi vaadata seda, et see sama asi on nagu ikka veel alles, mis oli siis, kui ma teismeline olin. Aga ma kahtlustan, et see on lihtsalt puhtalt laiskusest, vaata, sest ei viitita seda ä-tähte otsida, 2 on kerge. Vahel ei viitsi, vahel on vaja ruttu sõnum ära saata. Aga siinkohal tahaks ühe raamatu soovituse anda, kui tohib. Jaa, muidugi. Karoliina Pihelgase uus romaan Lõikejoon, mis ilmus Loomingu raamatukogus. Seal on selline kirjakeelne tekst, õigekirjakeelne tekst, aga vahepeal on chatid sõbrannaga ja seal on siis näha täpselt seda, kuidas sõbrannaga räägib eravestluses ühtemoodi, aga raamatus siis lugu jutustab selles, kuidas on raamatut mugavam lugeda. Miks meil on suured tähed, komad, punktid, tühikud? Täiesti vabalt me võiks kirjutada caps lock'is ilma ühegi tühikut kirjavahe märgita. Me saaks selle loetud, lihtsalt väga ebamugav oleks. Silmaga oleks väga palju raskem haarata. Seda küll. Kas mitte, ma võib-olla eksin nüüd, Janar, äkki sina tead seda paremini, aga kas mitte Koraan kogu oma originaalsuses on kirjutatud ilma punktide ja asjadeta, vaid kõik on niuke üks tekst lihtsalt? Vanad nagu IC-tekstid ongi... Kõik on niimoodi kirjutatud? No mitte kõik vast, ma ei ole ka nüüd nii kursis, aga see mul just spetsiifiliselt nagu meelde jäänud kuidagi millegi pärast. Aga vist mingites kreekakeelsetes oli vist... Äkki kreekakeelsetes mingites, nagu mis piiblitekstid olid alguses, mingid käsikirjad, seal ka vist ei olnud kirjavahemärk või olid punktid lihtsalt vahel või midagi. Ma ka ei tea, usuteadust õppisin, see oli ammu. Enam ei mäleta. Õige, aga ma ei tea, kas te olete tähele pannud, aga tegelikult meie tund on vaikselt täis tiksunud. Aga ennem veel käisid korra ühed säutsud käisid siit läbi, et äkki, et mis säutsudega täpsemalt tegu on ja kust inimesed saavad neid lugeda, uurida, vaadata ja mis veel, selline nüüd on vaba mikrofon selles osas, et kus inimesed võivad sulle silma peal hoida, vaadata, hoida sinu tegemistega ennast kursis. Ja alustan siis keelesäutsudest. Palun. Keelesäutsud on Eesti Keele Instituudi ja Vikerraadio koostöös tehtavad saated. Need on eetris reede hommikul enne uudiseid ja nad on, sama säuts on siis eetris kuni 4 päevani, reedest 4 päevani. Ja neid siis korraldan mina. Selles mõttes, et ma otsin, kes neid teha võiks. Teemad on enamasti autoritel endal välja mõeldud ja need on toredad saatekesed selle kohta, mis keeles on toredat ja põnevat. Neid saab vaadata ka Vikerraadio kodulehel. Seal on tekst ja autori pilt on juures. Neid saab järele kuulata, järgi kuulata. Mina ise olen Tallinnast pärit Põhja-Eesti taustaga, seega keeletaustaga siis mulle ühtlasi ma olen muidugi koolis endale pähe tuupinud ka kunagi 7. ma ei tea, kus seda tuli pähe tuupida.
nüüd ma julgen ka pärast seda uurimust, olen julgenud hakata rohkem kasutama järgi kuulama. Nii. Aga Eesti Keele Instituudil ilmuvad ka iga esmaspäev keeleminutid ERR-i kultuuriportaalis, neid võib jälgida. Ja mina käin esinemas, näiteks 1. märtsil, nüüd toimub Eesti Keelenõukogu seminar keelekorraldusest, räägin seal, ka pean ettekande teiste seas. Ja üldiselt saab vaadata minu Etise kontot, ma hoian oma teadusinfoportaal. Ja. Seda kontot ajakohasena, et seal on kõik mu publikatsioonid ja esinemised, mis on tulemas ja mis on olnud. Mõnel on ka olemas veebilink, saab järele vaadata. Ja maikuus peaks tulema doktoritöö kaitsmine, mis on ka avalik, seda võib ka kuulata. Seal ma räägin, kuidas kujunes see, et tähendusi normiti ja soovitati ja kuidas kujunes nii, et me seda tänapäeva keelekorralduses enam ei tee. Super, seega esiteks suur aitäh, et sa leidsid selle tunnikese, et meiega siia täna juttu ajama tulla. DJ-indusest ei jõudnudki rääkida, aga seda enam on põhjust mingil momendil tagasi tulla ja siis juba äkki sukeldume muusikamaailma ja kui aeg jääb üle, siis vaatame, kuidas ka see keelega seotud on. Aga aitäh teile kutsumast!